Nii, saalis on käimas parasjagu möll. Egiptlased on seal nurgas ja peakohtuniku juures käib õiendamine Fillepovni juures. Näete. Egiptlased ei ole rahul, et nende üks vendis on 15 sekka, kes eelmine aasta oli põhimõtteliselt MM-i finalist ja põhjus tõenäoliselt on lihtne, kuna kahtlustatakse süntoli olemasolu lihastes. Ja irritmus kisa tõusis, siin läks täitsa kakluseks vahepeal. Vaatame, see mees on ise nurgas kuskil siin. Nõuab selgust. Võistlus jätkuda ei saa, võistlus on katkestatud praegu. Kuni 100 kilogrammi mehed on lava peal. Siin käibad ja kahjuvad. Siuksed number 30, mingi 2 meetrine kuradi kiilakas. Möllab. Noh, proovi sa siis hinnata, kui sul liiagu maha ei lööda peal võisis. Nad ei ole rahul nende. Selline möll siin käib. Siin ta vehib, ma ei tea. Kui keegi oskab seda keelt, siis võid tõlkida, mis siin on. Aga siuke möll, jah, ma ei teagi, millega see asi nüüd lõpeb, aga nurgas on siis käsku väitamise, on see võistleja ka ja nõuab selgust, miks teda siis lavale ei lasta. No vaatame, millega see jama lõpeb siin. Nii, oleme teel finaali. No praegu on, nagu näete, selliste kaarikutega me oleme siin. Siin on Ukraina meeskonnaga, ma olen ühes kaarikis. Taga on sakslased siin. Siis on veel. Ja ma ei saagi aru, praegu seisatus on. Seal on tõenäoliselt see, et näete, meie delegaat tuleb ka. Ergo Metsla tuleb üle põllu praegu tagasi. Tuli pilti tegema, väga vapa. Kuule, räägi, mille stopp on? Mis stopp seal on? Ei tea. Seal on vist see, et ei saa üle ristmiku. Ma käisin hommikul sinna jalutasin ja seal on reguleerimata ristmik ja nende obustega on suht keeruline üle ristmiku saada. Разговоры в строю. Я пришел смотреть, кто здесь это самое. Ja siin siis me oleme põllu peal, need see rahvas siin pildistad ja neid kaarikud kõik saadetakse kaarikutega. Kuigi finaalid peaks kohe hakkama, siis ma arvan, et see asi hilineb päris korralikult. Sest nagu näha, siin on tõsine seisak alles. No niimoodi esimakordselt peab ütlema, kus viiakse hobustega siis võistluspaika, siukest asja enne meil on, et ausalt öeldes väga omapärane kogemus, et keegi nagu ei oodanud, et bussi oodati, järsku vaadati, kus sõitis üks vähemalt 60 kaarikut ette. No. Ma lähen. Jaa, ole hea, mine aga. Sõit käib praegu finaalidele, oleme hilinemas, nagu näete jobukaarikutes niimoodi see asi siin läheb, Ukraina mehed on jäänud vahepeal tukkuma, Norra delegaat on meil ka kõrval, hello! Et selline rahvusvaheline seltskond on kaarikus ja autodega vaheldumisi me paneme ausalt punasega üle nende, punase pooriga läheb ka üle teeni, et selline see sõit siin kulgeb. No ilm on ilus, põõsad õitsevad. Et selline see teekond siis finaalidesse on. Hilineb see pull tõenäoliselt üks tunni jagu ma pakun praegu vaadates. Nii et, aga noh, ega siin lõunamaades on see tavaline, et peaks täpselt midagi jätta. Ja siin stressata väga ei maksa. Võitluspaik on seal ees, seal juba mingi möll, seal juba käib. Rahvast on üks jagu seda välja. Tegeles on katusel. Ja tagasi pöörde lähme sinna. See läheb ees, esimene mõsul läheb sees. Kui näha vaadikud lähevad. Kogu see rivis. Võidu ajamine vahepeal. Kohe peaks tuleb tagasi pööre. Enam nüüd magavad. Siuke mürgel jäik, siin on siis Maroko
ma võtan väikse videoklipi ka, kuule räägi. Estoni! Väga vahva, kuule. Räägi siukest mürjel, ma pean ütlema, et üks aega ei ole. Siin on vana ise ka. Vana ise ka pildi peal. Ega see oli ilmselt uskumatu, kuidas neid vastu võeti. See on ilmselt mingisugune araablaste kaval trikk, idamaade kaval trikk, kuidas võistlejaid ära vesitada. Aga siin me tuleme, siin me läheme. See ei ole mingi punane oranž revolutsioon, siin on maailma meistrivõistlus. Vahest on tõesti on riigi pööre ja mükkel käib, aga siin on puhas punktisündmus. Ma vaatan, et kaamelid on reas, ma arvan, me oleme kaamelitega tagasi. Me tulime hobustega kaamelitega oleme tagasi. Nii, aga anna siia poole vahepeal ja panen vahepeal kinni.